Seltsi Räpina osakonna esimehena 51 aastat. Ja kui nüüd kuulata ja rääkida, siis kõigepealt peaks end paika panema see, et mets ei ole mitte mets. Mets on suur keskkond ja kui me seda mõtleme ainult metsa puiduna või kui põllumaad viljapõlluna, siis on see väga väär tegevus. Ja see keskkond on seotud palju rohkem kui see puiduga. Seal on taimed, seal on linnud, seal on loomad, seal on samblikud, seal on seened, seal on marjad. See on üks suur kõrge kompleks, mis kogu meie ühiskonda mõjutab. Nii süsteem, ütleme, õhu puhastamise mõttes ja paljude asjadega. Aga täna me räägime ainult metsast kui raha tegemise masinast. See on nii väär, kui üldse väär olla saab. Ja kui me tahame üldse elada, siis me peame mõtlema kõik teie saadikud mõtlema, see mets on suur elukeskkonna kompleks. Ja mida inimene saab väga vähe muuta. Kui ta muudab palju, kuid peab ära lõhkuda. Ja praegu käibki selle keskkonna lõhkumine. Mets kasvab ise. Mina langi seda vaatama, kui me istusime mändi seemnest, päris ilusad puud on, aga ma kardan kõik aeg, et see läheb lammutamisele. Ja metsa hakati planeerima alles, ütlesõnaga metsakujundust 22. aastal, kui riigimetsad tekkisid ülevad, ja siis hakati metsa ühesõnaga nagu majandama ja planeerima raiumise kohta. Ja kui nii öelda, siis see on väga tõsine ja suur protsess, kui te nüüd natukenegi ringis vedab, te näete, palju on need tühja lanke. Ja jutt, et mets mädaneb, see ei pea paika. Mets võib kasvada mitusada aastat ja võtame kas või Lauri Tamm, üle 600 aasta vana veel. Ja neid puid on palju, kui selle räägib, et mädaneb, see on ärimehe trikk. See on ärimehe trikk. Mõni puu saab vigastus, langeb välja, aga puu kunagi ei ole niimoodi, et ta vanaduse sureb. Me käisime ju vaatamas täiendada anda selgitus, et asjad aru saaksid ja milles need probleemid tekivad. Kui moodustati RMK, siis RMK juhtkond hävitas kõik endise metsa suhtumisega. Meie Räpina metsamajandis töötas tookord 800 inimest. Praegu meil ka metsatööstus oli ja meie peamine puit sai hooldusraietest. Praegu kõik see üle läinud ainult lageraie peale. Kõik see metsa raiumine on lageraie peale pandud, üle mindud. Ja ma võtan, et meil oli siin praegu oli kuskil metsavast ja metsa valvamisega, korrastamisega tegeles, oli 140 inimest. Ja Räpina, Põlva valla kohta. Praegu RMK-s on 2 inimest sinna majandi peale, kes metsa istutavad. Ülejäänud ja üldse RMK-l on praegu kuskil 700 töönistajad, kes on palgalised. Et on ainult, ja kõik on seatud ainult metsa raiumisele. Aga metsa hooldamine ei ole mitte väetamist, seda tehakse ka kuigi palju. Ta lihtsalt raiutakse välja, et ta ilma aegu raisku ei läheks. Ja meie metsamajand, meil 90 000 tihumeetrit aastas oli hooldusraie metsa. Ja me siin tabelitest vaatan, siin, mis on tehtud, siin on nii palju, ma seal ütlen, puudulikud, märgitud siin kase juurtekasv, et kase osatähtus on nii suur. Meil oli kasv tunduvalt väiksem ja segametsa pole üldse märgitud. Need erametsad, enamus on segametsad, need ise kasvanud ja need ei ole, mis on riigi poolt kasvatatud metsad, need on siin kuusikud ja männikud. Ja männikud on enamused metsad. Ja nüüd on siis see hindamise peale pandud see metsa, et mets käib, metsa hindamine käib nüüd juurde kasvuga. See on jälle üks otsitud põhjus ärimeeste poolt, et saada näidata, et me saame raiuda. Metsa kunagi pole senimaani arvestatud juurde kasvuga. Noor mets kasvab kiiremini, vana mets aeglasemalt ja metsa on aastad. Männi vanus on, vanast oli 100 aastat, nüüd on 90 aastat. Enne männi ranki ei tohiks raiuda. Kuusel oli enne 80, nüüd pani 70 aastat ja kasel on 50-60 aastat raiumise kohta. Ja raiumine peaks toimuma ja senimaani tehti metsakorraldus 10 aasta peale. See mets ei kasva
pakuvad ja üks tarkmees ütleb, et oh, nii ruttu kasvab, et ta on nagu heinama. Ei ole ta niimoodi. Mets kasvab ikka vähemalt 3-4 põlvkonda. See, kes külvab, see tegelikult seda metsa kunagi ei näe. Lageraiena raiutuna, aga praegu on kõik pandud selle peal lageraiena raiuda, see on odav ja kerge ja praegu RMK peadirektor Aigar Kallas, kui ta tööle vormistati, mul oli juhus või ka võimalus, me olime siin arutelu peal ja siis ma küsin, kas ta on Eesti metsas ka töötanud, ütles ausalt, ma pole tundigi Eesti metsas töötanud. Aga ta pandi sinna, et tema lammutas kogu selle RMK süsteemi metsa ära, et ainult raiumine peamine. Praegu metsa hooldamisega ei tegelegi 1-2 inimest kuskil, kes sellega tegelevad, erametsad üldse ei huvita, selle erametsa omanikud nagu räägib, et tema ostis. No äri, mets kasvab ise ju, aga see ei ole, et näed midagi, põllumees on niimoodi, põllumees külvab, ta peab hooldama, külvama, lõikama, iga aasta tegema. Aga metsamees võib oma erametsa hoida 100 aastat ja mitte midagi ei juhtu. Mitte midagi ei juhtu, ei mädane kuskilt ära, mõni puu kukub maha ja mõni kukub. Ja metsa, üldse praegu riigimetsad on nii praegu hulluks läinud, et kus tuule on murdunud, kus on 2-3 puud, see jääb sinna paika, keegi ei ole selle suurte masinatega, ei ole odav teha oma tööjõud endal ei olegi ja ei peagi ainult lageraie. Ja lageraie, kuni võetakse, ütles, lageraie masinad on kallid ja põllumehel maksab kombain sama kui see metsamasin. Ja põllumees töötab aastas kombainiga 1 kuu. Aga raiumasinad käivad ööpäev läbi. Ööpäev raiumasinad töötavad. Niisugust raiumist ma veel filmas näinud, et ööpäev raiutakse, kõik masinad töötavad. See on ju kohutav, mis praegu tehakse. Ja puidu kvaliteet, kui tahame ka kvaliteetset puitu, siis vanasti ehitusmees vaatas isegi kuud, mis kuu on, kas raiuda ja detsember, jaanuar, veebruar, märts on õiged raiumise kuud. Nüüd käib raiumine aasta lõpuni. Maalad kuu liiguvad, vaadake, mis puidust detaile tehakse. Need vaatetornidki 10 aastat, aga ta puit ei olegi raiutud õigel ajal, ta ei hakkagi püsima. Ja väärtuslik puidust saab ikka väärtuslikku asja teha. Praegu peenike puit, see toftan, tema teekab selle 12-13 centimeetrit puu kandi, väiksest prussiks, see läheb Hiina, ülemäär läheb pelletiteks. Ja see pelletid, ja ma vaatasin nüüd, et pelletitootjad on praegu kõige rikkamad mehed. Nemad oskavad teha ja see pelleti peale läheb tohutu mets minema. Need asjad ei ole üldse niimoodi nagu tegelikult ministeerium, kes peaks meie Eesti loodusel seisma, ei seisa üldse. See keskkonnaministeerium peaks minu arusaamist täiesti ümber vahetama, tegema. Need inimesed ei huvitagi see, et kuidas loodus hoida. Ja praegu senimaani peale, kui Reinar oli minister, oli ainuke minister, kes oli ka elusloodusega tegelenud. Need kõik, üks on elektriinsener, osad on siis niisuguse loodusega, mis on siis valama, tähendab, eluta loodus, aga elava loodusega me ei olegi. Ja need kodaniku Eesti ajal oli niimoodi, et metsaülemad üle 5 aasta ühes paigas ei peetud. Pidi vahetama kohta, et ta ei hakkas enda vahel mugavusi inimestel tekitama või mingisugust olukoha poliitikat. Aga praegu jah, nagu RMK juhatajagi Aigar Kallas ütles, kui ta raiuda ei või, siis ta läheb ära minna ja temal ei olegi muud mõtet, ainult raiuda. Võtke, mõelge natukene, lugege neid asju, mis meie teised teadlased kirjutavad, mitte metsamehed ja praegu RMK-l ainuke mees on tulnud professor, aga tema ei olegi metsakasvataja, ta on metsatööstuse mees. Ta on puhas ja praegu ongi metsatööstuse mees, ta on, kes juhib seda metsa. Ainult meest on. Neil ei huvita üldse, mis see loodusest saab, neid see absoluutselt ei huvita. Teil on peaasi ainult raha kulud. Peaasi raha ja raha. Aga riigi mets on meie kõikide oma, see ei ole mitte RMK oma ja ka riigikogulaste oma, vaid see on kogu meie oma rahva oma. Ja kui meid ei kuulata, siis on see asi ka väga kurjasti. Ja need praegu, et see raiumine jätkata niimoodi, see on täitsa võimatu. Mingis edasi elab, siis ei olegi enam metsa olemas. Hetke ringi mingi vaadake, kas te näete kuskil jämetel metsa, ei näe enam kuskil. Ei näete kuskil seda.
ja vaata, võtke Tartu lähete praegu Mooste metsa vahele, 2 poolt on niimoodi, et mõni noorendik on ja vanametsa ei olegi, sinna ei saagi 20-30 aastat, keegi enam sisse minna, ei ole midagi raiuda või ainult siis see peenikene võtta ja teha siis sellest küttepauks või siis pelletiks ära saata, võt niimoodi. Need asjad on ikka väga-väga tõsised, ma palun, mõelge enne, kui te vaatate ja see tabe, mis see teinud on, siin on niimoodi, mille järgi hinnatakse metsa juurtekasv, need on kõik salastatud, need keegi ei saagi teha, ainult 2-3 meest, kes seal Keskkonnaagentuuris teevad, need märgivad ja meie ei või mandagi. Mis jaoks seda tehakse salastamise jaoks? Ikka selle jaoks, et midagi varjata, mitte millegi muu jaoks. Et need asju väga tõsi, ma saan teile kõiki veel ära rääkida, aga need asjad on väga-väga ja ma olen metsaga väga palju istutanud. Raiunud olen ainult 48. aastal emaga 10 tihumeetrit normipuu. Ja ma selle kohta ka praegu tean, kui me emaga 200 meega lõikasime 5 päeva sai 10 tihumeetrit. Aga praegu on see 10 tihumeetrit 5 minuti asi. Aitäh! Aitäh, Heino! Ja no mets oli ka täis kasvanud siis ja detsember või jaanuar, enne ei tehtud enne vanast. Aitäh! Mul on siit jätkuks kohe hea küsimus Priidule, et sa oled sotsiaalkomisjonis ja siin tuli Merriga jutamisel välja, et traktor asendab 30 meest, suured harvesterid, need on meil liisingu peale võetud, rikastuvad siis kes masinatootja, liisingu välja andnud firma, pank, et kas ei oleks mõistlikum tehagi pigem vähem, suurema tööjõuga, siis jääks rohkem